oled sa märganud, et kui sa võtad mingi teema ette, siis tulevad igasuguseid testid, eksamid, kas elu poolt, kas sa said hakkama selle teemaga, kas sa tõesti õppisid kõik hästi. Täna kell 6 rääkisin emaga. Tema on praegu Kiievis ja öösel kell 4 see maja, kus ta elab, sai pihta. Kõik inimesed oli evakueeritud ja alles kell 6 ema andis teada, et temaga on kõik hästi, et ta ei tahtnud meid heradada ülese. Milleks ma räägin sellest? Et meil on praegu maraton ja maratoni raames me õpime hingata ja keskenduda iseenda peale ja esimese maratoni osa oli sellest, et osata kuulda iseennast, osata leida sellise nagu tugipunkt enda sees. Ja täna ma jagasin seda teadmine emaga, et ta sai iseendale olla tugi. Ja mida on vaja teha ja ei pea selleks ootama, kui mingi jama juhtub elus, et igasugune stress, kriisis, mingi ebamugav olukord, sellest täiesti piisab, et ei pea oodata, millal sõda tuleb. Mis tuleb teha? Kõigepealt hingamine, keskenduda hingemise peale, et aeglaselt hingata sisse, välja ja leia oma rütmi, aga tee seda väga aeglaselt. Teine, mida tuleb teha, meil on 5 tajud, jah, see nägemine, nusutamine, maitsed, et kõik need 5 tajud aktiveeru läbi seda, et nimeta 2-3 erinevat näidet, mida sa saad oma silmadega näha. Näiteks silmadega ma näen koera, ma näen seina, ma näen inimesi. Ninaga ma tunnen hea lõhna, ma tunnen, ma ei tea, praekartuli lõhn või parfüümi. Et iga oma taju peale leia neid näidet ja nimeta neid. Nimeta sõnaliselt, et enda jaoks ütle välja. Ja neid on 2 kõige olulisemad praktikat, mida teevad kriisiolukorras, kuidas iseendale saab aidata, kui tuleb selline paanikahoog, kui tuleb sügav stress, depressioon, kui tuleb mingisugune trauma. Need oskused, mis aitavad.